See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund taas eetris, stuudios Tarmo Tähepõld ja Kuldar Kullasepp Geenius uudisteportaalist. Kuldar on Geeniuse peatoimetaja ja kuna tema käis sõitmas ise selle Tesla uue FSD-ga, full self-drivinguga, ta uudis soomlaste Donut Labi tahkisakude kohta. Kas sina oled kuulnud, oled seda eelgist aasta alguses, kui see tuli? Ma kõigepealt tervist ka kõigile kuulajatele ja ma põgusalt jälgisin ja peab ütlema, et akumaailmas ma eriti kõva käpp ei ole. No see oligi, kuna nad tulid sellega välja CES-il, seal, mis oli Las Vegases või? Suurel tehnoloogia messil ütlesid, et seda tahkisakut bussardavad kõik teha. Käisin hiljuti Jaapanis, Toyota näitas, et neil kohe siin võib-olla 27-28 aastal juba hakkab autodesse panema neid. See on uus akutehnoloogia, teistsugune keemia, palju kiiremini laeb, palju paremini peab vastu, palju rohkem energiat mahub nii-öelda siis sinna 1 grammi või kuidas ta nimetavad. Ja siis tuli Donut Lab, üks Soome selline startup ja ütles, et meil on valmis. Jah, see oli päris huvitav, et nagu täiesti tundmatu firma äkitselt saab valmis tehnoloogia, nagu mida kõik suured on bussardanud juba tükk aega, nagu sa ütlesid. Jah, muidugi, et see messi olukord, keegi tuleb millegi uuega lagedale, kõik aplodeerivad, kõik suured pealkirjad, soomlased tegid ära ja nüüd on kogu elektriautons muutub. Ega sa sellel hetkel ju väga palju süveneda ei saagi, sa eeldad, et päris võib-olla CES-il ei tule keegi sinna ju mingit jama ajama. Kuigi ega nendel messidel me näeme ju väga palju tooteid, mis lõpuks ei jõua mitte kuhugi, et see nagu tähelepanu saab tõmmata. Ja tähelepanu saada just, et sa ütled, et meil on valmis ja lisaks sellele siis lubati ju hakata neid kohe panema ka Verge või Verge mootorratastesse elektritsiklid hästi kallid, mida muuseas toodetakse Eestis. Jällegi Soome firma. Kõik tundus nagu nii, et vau, nüüd on olemas. Siis tuli skepsis, siis hakkasid paljud ikka kuulge ja mingitele küsimustele kuidagi ei vastata ja nii ta hakkas kerima ja nüüd siis on üks ettevõte, mis tegelebki akude analüüsimise asjaga, Sitron tegi põhjalik uurimus, kaasas üle 20 eksperdi, mõõtsid seda, ma ei tea, kus nad selle aku kätte said, mõõtsid, tegid seal igasuguseid katseid ja sisuliselt siis see, mida Donut Lab müüs või pakkus solid state tahkaku on täiesti tavaline liitium-ioon aku. Korraliku mahutavuseks, selles mõttes korraliku kvaliteediga liitium-ioon aku. Sellest on nüüd siin paar päeva suured lood olnud. Väidetavalt on seda hakanud uurima ka juba Soome ametivõimud, sest et sealt avastati, juba see skeem, et tegelikult see Donut Lab oleks olnud ainult selline edasimüüja või kes siis hakkab sellega äri tegema. Seda neile pidi tootma üks teine ettevõte, kes ei ole kunagi tootnud, kui uurima hakati. Saksa juurtega. Just, seal oli see Saksa juurtega CT Technologies, aga seal vahel oli veel mingi, ma ütlen kohe mingi ühesõnaga, polegi oluline, CT Coatings oli see Saksa firma ja siis on Nordic Nano, kes tegelikult ei ole tootnud ühtegi akuelementi ja selle CT Coatingsi patentide portfellis on mingid betoonplaadid ja liiklusmärgid ja laiapõhjaline ettevõte. Laiapõhjaline ettevõte ja lisaks tõsteti ka siis ju raha kogu selle asja, see Donut Lab kogu selle asja valguses eriti väike, just nimelt, mitte eriti, vaid just nimelt väike investoritelt. Umbes sarnane, mis Eestis kunagi oli see GoFundMe või et kõik lubatakse 10-kordset tootlust ja see on vist esimene märk, kus sa tegelikult peaksid ikkagi jooksma. Ja kui sulle lubatakse 10-kordset tootlust, see on enneolematu tehnoloogiaga, mida ei ole ükski suur akutootja veel läbi naksanud. Ja mis kohe tuleb. Aga sa loodad, et aga äkki ongi kuule soomlased ja neil ei ole ju mingi suvaline seltskond ikkagi, äkki nemad teevad ära ja ma saangi rikkaks. Jah, sellega läks nagu, mul meenub lihtsalt see, andmata üldse siin nüüd mingit hinnangut, ma ei tea täpselt, mis seal Donut Labiga on või ei ole, aga meenub üks elektriautotootja, kelle nimi oli äkki Nikola, kes üritas seda elektritrucki või veoautot teha ja mis lõppus ka niimoodi, et need demosõidud vist mäest alla veeretati seda autot ja igast imeasja tehti. Et selliseid asju nagu sellises tehnoloogia buumis ikka nagu juhtub, et mõnikord on natukene üle lubamist. Ja fake it till you make it, aga lihtsalt kui sa nagu ainult fake'id, et siis
selle meikimisega läheb raskeks, ühesõnaga $25 miljonit koguti mingit 1300 investorilt. Nüüd siis muidugi kõik tagantjärgi on ju nüüd kõik analüüsimas ja targad ja noh, et ilmselt see oli ka üks põhjus, miks just mind seda väikeinvestorite teed, mitte mingit suurt riskikapitalifondi, sest suur fond ei pane kunagi sinusse raha, kui ta ei ole seda akut juba sellel samal hetkel lammutanud algosadeks, due diligence on vist selle nimi, et et see asi kõik toimib. Aga kui sa räägid inimestele, et kuule, 10 korda tootlus, ime aku, anna mulle natuke raha. Käisime USAs ja just SES-il ja näed, vaata, kõik maailm kirjutab. Ühesõnaga, mis sellest saab, kes seal on nagu päriselt, siin nagu erinevatest lugudest tuleb justki välja, et Donut läheb nagu uskus jällegi neid teisi, kes neile seda akut siis tulid niimoodi, et meil on olemas ja hakkame koos tegema, et me nagu polegi süüdi. Sellesse verge motikasse väidetavalt, mis juba kliendil oli antud, siis tuli välja, et see oli asutuse siseseks kasutamiseks, ehk lihtsalt üks testi arendustsikkel, mille sees oli ka lõpuks tavaline liitiumjoonaku. Muidugi tead, palju neid verge mootorrattaid müüakse üldse? Ei tea. Meil ju isegi proovisõit ilmus, Elmar Ots käis sõitma ja see tundub nagu jällegi, et kui nad ei omale sihukeste asjadega nagu ei tõmbaks nagu seda negatiivset tähelepanu, siis miks mitte, et äkki võikski mõni selline eksklusiivne tootja, mäletame siin kahjuks Eesti seda ebaõnnestunud Nobe projekti, see väike auto, et jah, et see ongi täielik luksustoode, seda ei ole kellelgi vaja seda 36 000 € maksvat elektritsiklit, aga miks mitte? Maailmas müüakse nii palju asju, mida ei ole vaja. Aga jah, et kui siin ümber käib siuke jamps, siis näis. Korra veel rääkides nendest akudest ja autodest, et ega seda juttu siin mõni autotootja ikka aastas paar korda näitab, kuidas ta nüüd on kohe saanud valmis jälle uue tehnoloogiaga, mis 8 minutiga sul maailm otsa viib juba ära, et siukseid asju tuleb alati võtta nagu siukse mõnusa soolaga, et kas see nüüd ikka päris on, et siin on vahepeal ilmselt nagu manipuleeritakse turgu lihtsalt juba. Väga hea, et see oli täiesti ettevalmistamata sissejuhatus, aga siit on hea minna edasi ju Tesla full self-driving ehk isejuhtimisega, mida Elon Musk on meile, selle kohta on isegi Wikipedia lehekülg, millal tuleb täielik isejuhtimine, vähemalt Tesladele ja see vist on juba aastast 2014 on esimene lubadus, et aastal 2014 peaks see olemas olema. Ühesõnaga, võib-olla ma siin natukene on minu tonaalsusest kohati tuleb läbi, mis mina asjast arvan, võib-olla ma ütlen ka, aga üldiselt püüame siis olla seekord natukene neutraalsed ja rääkida, et mis pagana asja Transpordiamet nüüd siis Eesti teedele täiesti, mõnes mõttes ootamatult lubas, sest kui me 22. mai, kui pärast seda, kui Leedu ja Holland olid selle tüübikinnituse heaks kiitnud, küsisime ka Transpordiametilt, et nagu, mis siis meil? Ja öeldi, oi, meil siin on küsimused saadetud, me peame uurima ja mõned päevad hiljem tuli uudised olemas. No oli ikka ootamatu, jah. Selles mõttes oligi just, et neil oli see piirkiiruse teema seal, et seda autos nagu panna selle offseti, et kui palju automaatselt lubatust kiiremini sõidab. Ja seda ju, selles mõttes, et neil oli see küsimus õhus, aga seda ei lahendatud. Ega ei lahendatud, jah. Seal oli, kuskilt ühe ähmase vastuse ma kuskilt mujalt sain, aga ilmselt jah, et lõpuks lähtud sellest, et Holland on kõike nii palju uurinud, et mis meiegi siin enam. Millega ei saa ju selles mõttes nagu vaielda, sest et Amsterdami liiklus ei ole ise küll olnud õnne seal liikluses osaleda, aga kuulduste kohaselt on ikkagi päris karm, selles mõttes palju jalgrattureid, kitsad teed, paras nagu siuke kaos on ja kui nad väidavad, et ja sealsed institutsioonid on väitnud, et nagu see on good enough ja võime täitsa tänavale minna, siis ju siis on ju. Ma mõtlen, et üks asi on see, kui need institutsioonid ise reaalselt testivad, mida nad ka tegid, aga mõtlen, et Tesla nagu, või üldse siis ükskõik mis ettevõte, et kui palju, me ei tea sinuga seda, see on lihtsalt arutelud, kui palju või nagu millisel kujul ulatatakse nagu mingit datat, palun, siin on teile mälupulk meie tehnoloogiaga ja kes siis seda nagu, analüüst vaatad, et seal on hästi või koodiread ja see on nagu Matrixis nagu nii tekib see niimoodi, kõik toimib väga hea. Et päris keeruline hakkab pitte-paite sadama. 10-15 aastat ehitatud tehnoloogia Teslale, eks ju, mis iganes kujul siis seda esitatakse või näidataksegi, et meil on olnud siin, ma ei tea,
500 miljonit kilomeetrit näiteks, nii mitu intsidenti, need intsidendid on olnud sellised, need on lõppenud ja lihtsalt ja siis sa usud, et küllap see nii oli. Nii, aga mida see FSD siis teeb? No ma korra veel räägiks sellest, et see Musk on seda lubanud miljon aastat ja me teame, et Muski stiil ongi selline, et ta on natukene teistsuguse reaalsustajuga inimene ja samas ei saa sugugi eitada seda, et nagu mingi osa temas on nagu geenius ikkagi ja ta suudab panna inimesi tegema asju, mida väga paljud teised ei suuda, ja selles mõttes seal kindlasti tehnoloogia on seal taga nagu väga kõva. See FSD, mida ta hakkas lubama 2014 ja hiljem, tänaseks on ju oluliselt tehnoloogiliselt muutunud, et nüüd see Neural Networki peal olev lahendus tuli ju 2 aastat tagasi FSD 12. versiooniga, täna on FSD 14. Enne seda kasutati rohkem sensoreid ja koodi oli palju rohkem, nüüd on ta nagu AI põhine, et selles mõttes ta on nagu kõvasti muutunud ja see on sul väga õige küsimus, et AI teeb ju otsused mingisugust õppimiste tulemustena, aga sa ei oska öelda, miks ta selle otsuse tegi, sest ta lihtsalt tegi, et kuidas need hollandlased nüüd seda AI otsuseid analüüsisid, seda ma ei tea, et ilmselt nad ikkagi vaatasid peale, et kilomeetrid ja kõksude arvud või ma ei tea, ja siis sealt andsid selle, ei oska öelda ju, aga mis puudutab seda, et kuidas ta nagu töötab, siis töötab, selles mõttes ikkagi mul on 2 korda õnnestunud proovida seda, 1 korra Soomes ja siis mõne sisuliselt nädal hiljem Tallinnas. Ja Tallinnas me sõitsime ikkagi nagu tihedamas liikluses versus selle Soomega. Ja saab ikka jumala hästi hakkama. Ja nüüd ongi see asi, millest me jõuame ka ilmselt siin rääkida veel, aga et kui palju ta nüüd on ise juhtiv ja kui palju ta siis ei ole ise juhtiv ja faktiliselt ta võib olla sul sinu tee stardist lõpuni 100% ise juhtiv. Sa ei pea sekkuma. Tallinnas oli paar kohta, kus ma igaks juhuks tahtsin sekkuda. Paaris kohas ma lasin tal eksida ära, siis ta parandas ennast. Ta tahtis just rea vahetust teha, mida polnud üldse vaja teha, siis ta pööras poole rea pealt tagasi, pani suuna viisakalt uuesti sisse ja läks tagasi. Oota, kas ta ise sai aru, et pole vaja teha? Ta ise sai aru, see oli päris huvitav. Pidime otse minema üle ristmiku, ta hakkas minema nagu paremale korraks, et sai aru, et sinna mul pole vaja minna, läks tagasi. Ja üks teine situatsioon oli see lihtsalt, kus tuli vastu tuleva auto, tegi omas vaates siis vasakpööret, mina tahtsin minna paremale ja siis me seal ütlesime liiks aru saada, et kuidas me teeme, ma võtsin juhtimise igaks juhuks üle. Aga on seda lihtne, on see nagu üks nupuvajutus või on see, siis lähed jälle, et kui sa võtad üle, siis ta eks ju katkeb ja siis sa pead minema kuskile menüü sügavusse ja andma loa või... Ei, tal on see rooli nupu peal. Ja ta jätkub siis seda sama kaarti hakkab edasi lugema. Sa võtad üle, sul on 2... põhimõtteliselt sul on 2 või 3 varianti üle võtta, üks on see, mis on kõige levinud, sa võtad rooli lihtsalt, hakkad ise pöörama, et teine variant on, et sa paned õrnalt puudutad pidurit. Nagu püsikiirus hoidjaga. Täpselt, ja siis ja aktiveerid uuesti nupu pealt, siis ta lihtsalt jätkab, et seal ei ole mingit nagu settingutes kolamist vaja teha või isegi ekraanil ei ole vaja vajutada. Me ei ole veel kordagi seda maininud, kes veel ei tea, tõenäoliselt kõik on seda juba kuulnud, et tegemist selles mõttes, ta on ise juhtimisvõimekusega, ta suudab seda teha, aga selles mõttes ta on level 2, et vastutab autojuht, seda, et see ei tähenda nüüd seda, et kõik need õnnelikud Tesla omanikud võivad hakata roolis raamatut lugema ja tööd tegema, et ei või, nad on jätkuvalt roolis, nad ei või tegeleda kõrvaliste asjadega, peavad olema valmis iga hetk selle üle võtma. Ja autoga seda, ma saan aru, jälgib, et sa seal... Väga tüütult palju jälgib. Ma just tahtsingi küsida selle kohta, et need juhi tähelepanu jälgimise monitorid on ju kõigis tänapäeva autodes kohustuslikud. Osades on nad natuke tagasihoidlikumad, oleneb jälle, kui lihtne välja lülitada, aga isegi siis, kui nad on sees, siis mõned on ikkagi täiesti maniakaalsed, nad ei saa üldse aru, et kuidas elu käib, teised hoiavad siin natukene või tähendab ennast tagasi. Kuidas sellega on, et mis ta siis teeb, ma saan aru, mingi hetk ta lõpetab FSD ära, aga kui palju ta ennem su peale karjub või mis ta... Ma seda ei hakanud nagu proovima, et millal ta lõpuks mult selle ära võtab, et seda ta jälgis väga palju, et kui me tegime üks proovisõitu ja ma vahepeal rääkisin juttu juurde ja ei vaadanud küll nagu kaamerasse, aga silmad ikka käisid ringi. Päris kiiresti sai aru, et kuule vaata teed. Ja siis ta annab sellise helisignaali Ameerikalikult autole sellise pehme
et ja ekraanil ka minu arust mingi värv hakkas natukene tooni andma, aga ta oli nagu selles mõttes ikkagi väga konkreetne. Aga mitu korda siis teeb seda, sa ei, ikka mitte kohe esimese hoiatuse peale ei lülita välja. Tal on mis esiteks, kui sa sõidu lõpetad, siis ta annab sulle hinnangu. Esimesel sõidul seal on vist 3 settingut nagu poor, moderate ja excellent ja esimese sõidu sain moderate, see oli vist 7-kildine lõik, kus ta oli 2 korda mulle tähelepanu juhtinud, et vaata teed. Siis andis moderate ja pärast ma olin püüdlikum, sain excellenti. Bolt Drive'i juhi skoor. Just, et seda ma nüüd ei proovinud, et kui palju ta mul sõidu ajal peab andma, et ta ütleb, et kuule, ma nüüd lõpetan ära. Ja vaevalt, et ta siis ka nagu tänaval lihtsalt plokki paneb, vaid ilmselt ta käriseb veel kõvemini, aga paneb ohutuled. Siis võib juhtuda vist see, et kui sa neid liiga palju saad, siis ta ka deaktiveerib mõneks ajaks selle teenuse selles mõttes mingiks paariks, kas päevaks või järgmise sõiduni või midagi niimoodi, et aga seda küll jah, ei saa öelda, et ta nüüd, et see ongi, ta on jah level 2, aga mul on tunne, et ta on level 2 ainult liigal põhjusel. Ei, muidugi, ongi. Et tehnoloogia on tegelikult level 4 juba enam vähem. Ei, seda öeldakse, et tegelikult ongi ta level 4 võimekusega lihtsalt, mis 2 ja ma ei tea, mis see 3 täpselt vahel, ma siin eile käisin ühes saates, ma üritasin kiirelt uurida, aga jäigi poolikuks see. Et nende levelite, ühesõnaga, hästi suur vahe tuleb sealt kuskilt vist peale teist, ehk et kes vastutab. Jah. Level 2 vastutab juht ja mingi hetk ja miks meil ei ole... 3 vist oli ka veel juht. Jah, aga tal oli rohkem ta võis rohkem muuga asjaga tegeleda vahel. Jaa, et sa oled seal jätkuvalt olemas, sa võid, umbes vist pead istuma istmel, aga ühesõnaga, miks ei ole veel teedel neid isejuhtivaid autosid nii palju või Teslasid ja kõike see, siis ükski ega autotootja järelikult ei ole ka valmis veel seda vastutust võtma, kujuta ette, et sa ütledki, et jah, minu isejuhtimistehnoloogia on nüüd nii valmis, et kui juhtub avarii, siis mina olen süüdi. Selles mõttes auto on süüdi, mitte nagu juht, et see... Siis hakkavad purjus inimesed sõitma autodega kohe. Just, tagaistmel väga hea, eks ju, miks mitte. Aga jaa, ühesõnaga on level 2, ehk et juht vastutab kõige eest ja kui see autoga, mis iganes põhjusel siis eksib, ei saa pidama, sõidab kellegi külje maha kuskil liikluses reastumisel, siis seda, et sa ütled politseile või kellegi kulge, et mina nüüd küll süüdi ei ole, et oled küll. Läks pealt sekkuma. Ja Tesla, ma ei teagi, kuidas teiste autode puhul tänapäeval on, aga Teslade puhul on ju see, et tal on nii-öelda see black box olemas, et põhimõtteliselt kui paned avariisse, siis logid salvestuvad automaatselt ja need võib ju iseenesest võib Teslalt need välja küsida, see, kas sa need kätte sealt saad, on oma... See on ise asi ja ma üldse siis Tarmo võtab laua pealt selle fooliummütsi paneb pähe ja välja kõik need lood, kus täiesti ootamatult enne kokkupõrget oli autopiloot hoopis välja lülitatud olnud, täitsa juhuslikult, et kummalisel kombel näed 1 sekund enne seda, nii et järelikult ei õnnetuse juhtunud autopiloodiga. Või ma teeks terminoloogiliselt, meil oli teistis üks Tesla, seal on ka autopiloot on asi. Ta nimetasid ümber, jah. No nimetasid ümber, okei. Autopiloot ja siis mingi enhanced autopiloot, vist see vist lõpetati ka natukene nagu ära, et nad nimetavad autopiloodiks ja selle üle oligi enne seda FSD Euroopasse laienemist räägiti ka, et see full self-driving tuleks ümber nimetada, aga tegelikult ei nimetatud. Jah, see oleks tulnud ammu ja see oleks kindlasti tulnud ümber nimetada Ameerikas, aga ma ütlen, et minu küünilisus, et see on täpselt meelega nii nimetatud, et siis kõik seda kasutaksid ja arvaksid, et nagu ongi, et sul jääks see soe tunne sisse, et see on full self-driving, kuigi ta tegelikult ei ole. Nagu kusjuures nüüd mulle meenub, natukene räägin nagu peast, et kuidas mul see lugu meelde jäi, aga kas hiljuti tegelikult ilmus mingisuguses lääne väljaandes ka kriitiline lugu, sest FSD viimases versioonis on seda ise juhtimisfunktsiooni kasutamist nii-öelda gamification'it tehtud, et ta annab sulle skoore, kui palju sa lased tal sõita niimoodi, et sa ei katkesta. Okay. Ja mis nagu siis paneb nagu kasutajat veel rohkem tahtma sõita isejuhtimisfunktsiooniga, et see on nagu, see on nüüd nagu veits kahtlane trikk ausalt öelda juba. Ühesõnaga ma siin just me lindistame saadet 9. juunil ja just täna ma vaatan Mario Kadastik, kes on siis Riigikogu liige ja Eesti ju esimene nii-öelda esiteslaist, tema oli see, kes esimesena Eestis Tesla ostis, tegeles aastaid nende rentimise ja müügiga, tema seal oli siis igatpidi nõustaja nii Transpordiameti kui seal Tesla vahelises suhtluses ja
ja loomulikult sai tema siis esimesena ka selle endale peale, kõigile seda kohe siin esimese nädala jooksul ei avatud. Nüüd just enne saadet ma vaatan Mario Kadastiku Facebookis on öeldud, et nüüd on see siis saadaval, kohe räägime sellest, mis tingimustel peab vastama, aga ühesõnaga Mario Kadastik on siis nüüd peaaegu nädal aega seda kasutanud Tallinna liikluses, teinud videosid, andnud hinnanguid ja kui sa ütlesid, et, nagu, et päris väga hästi töötab, siis Mario Kadastik õnneks olles küll, ma saan aru, et ta on teatud ikkagi mõttes Tesla fänn, on siin päris ausalt ka välja toonud hetki, kus ta on pidanud sekkuma. Ja mõned on ka sellised, ütleb, et temal auto hakkas vasakust reast vist Kadriorus paremasse ritta reastuma, tagant oli tramm, aga tramm läheb otse, kuigi auto tee natuke pöörab, aga trammitee läheb otse ja ta pidi ikkagi pidurdama, ta ei saanud aru, tal oli tunne, et see Tesla võib ajada trammi bussiga sassi ja arvab, et see tramm ka hakkab keerama. Kuigi tegelikult ainult trammil oli otseminek ja siis ta nagu ja mingeid sekkumisi on veel, osad on olnud sellised, nagu sinagi ütlesid, et natuke liikluses, tekib mingi olukord, kus on lihtsam sekkuda, mitte jääda nagu vaatama, et mida sa AI teeb, sest et jah, sa lihtsalt ajad ülejäänud liikluse närvi, kui sa seal niimoodi seisad ja lased AI-l mõelda. Et temal on ka, et mingid parem pööre rohelised tulega, et juba nagu võiks, Tesla veel mõtleb, siis sa lähed. Juba vajutad ise. Mul endal oli üks süüke situatsioon, mis on Paldiski maanteel sinna Harku järve poole pöörates seal Olereks, et kes seda kohta teab, et seal on selline loll olukord, et kui sa Paldiski maanteelt pöörad järvekalda teele, siis seal on ülekäigurada ka, see ülekäigurada on fooriga reguleeritud ja mina ei ole aru saanud, millal seal põleb roheline tuli jalakäijale, millal mitte, millal on punane tuli ja kui ma isejuhtiva funktsiooniga seal olin, laps seisis seal ja tal põles punane tuli. Aga see Teslakene ootas, et mine üle. Need on nagu need Starshipi robotid. Et keda sa tegelikult, ta on seal ilusti ülekäigu rajal, ma tahaks ta üle lasta, sest ma näen, et nii tihe liiklus, aga tal on sisse progitud. Lase üle. Ta ei lähe üle, tal ei ole seda eesõigust, tal ei ole liikluseeskirja järgi õigust niimoodi ja siis ta ei läinud. Et aga miks meil seda nüüd siis nii kiiresti vaja oli? Ma saan aru, Mario Kadastikul, tema oli ikkagi natuke isegi, kui ma taga rääkisin, natuke niimoodi, pagana leedukad jõudsid ette. Et mis võidujooks meil see on? No mina oskan rääkida lihtsalt, ma tunnistan ka, et selles mõttes mulle see tehnoloogia põhimõtteliselt meeldib, minu jaoks on see huvitav ja loomulikult ma tahaks näha seda, et Eesti eesrindliku digiriigina on innovaatiline. Kui nüüd rääkida sellest, et kas, mis need teised põhjused võivad olla, ega ei oska ausalt öelda küll, sellepärast, et see on ühes küljest tehnoloogia mõttes ja nüüd me ei räägi Teslast, vaid me räägime isejuhtimisfunktsioonist, see loob kindlasti väga palju häid kasutuskohti. Ja kui see tehnoloogia on meil nagu riigis nagu läbi testitud, proovitud erinevates etappides, siis see loob eeldused, et need mingis iganes teenused, oletame kas vanurite transpordi lihtsustamine mingite väikeste isesõitjate bussikestega, mida me siin arendame tegelikult. See kõik on nagu ju igati kasulik, aga see tuleb etapiti, et ega kohe ei saa teha maailma parimat asja, et tuleb läbi käia ja võib-olla see Tesla asja tegemine ja vastuvõtmine on nagu üks osa sellest etapist, et me nagu valmistame siis ennast nii-öelda tulevikuks ette, sest et kui nüüd jällegi tullagi konkreetselt selle FSD juurde, siis kus sa seda kasutama hakkad, ma küsisin Tesla inimestelt ka, et mis nende kogemus on, et näiteks seal samas Hollandis, et kes need kasutavad seda. Ja siis öeldi, et pikemad sõidud, et sa lõpetad sõidu oluliselt puhanumalt, et sa sõidad maanteel ikkagi, sa jälgid liiklust, paratamatult väsid natukene. Et toodi välja, et see nagu mõnes mõttes nagu tagab selle, et sa sihtkohta jõuad puhanunalt ja siis on need linnaliikluse asjad, kus sa võib-olla on suht aeglane liiklus, sa ei viitsi nõkkida seal ise edasi-tagasi, siis ta nõkib sinu eest seal edasi-tagasi. Aga kas sa nüüd hakkadki nagu kogu aeg tööle ja koju sõitma niimoodi, et sul käed on põlvedel ja vaatad rooli, ma ei tea, vaevalt. Algul on huvitav. Algul on huvitav, ilmselt mitte kohe. Võib-olla sellepärast on hea, et see subscription on, vaata, et siis kui me ei huvitanud, siis lõpetad ära. Okei, just kui sa selle sisse tõid, minule tuli täielik üllatusena, et sa pead sellest maksma.
no vot, loomulikult sa pead maksma, vahepeal PEM tahtis teha istmesoojendusi ka tasuliseks. No aga ei teinud ja see on nagu, siin lihtsalt istmesoojendust ma võin päriselt kasutada, see ei ole niimoodi, et minutiki oled ja siis tõsta nüüd tagumik, et mingid tingimused, ei, siis kui ma maksan, siis ma saan seda istesoojendust ka kasutada, aga sellega on, mul on nagu ise juhtimine, mis nagu ei ole, mis ei ole päris ise? Mis ei ole ise juhtimine, ma maksan 100 eurot, 99 eurot kuus, nii siin jälle see küünik tuleb minust, ühesõnaga, et see Tesla mingid fänn, eriline rahvas, kes on nõus maksma ise Elon Muskile, et testida tema autosid, et Tesla saaks koguda neid testi andmeid, millega oma seda isejuhtimistehnoloogiat arendada, siis inimesed maksavad peale, et saaks olla see testijad ja samas ise ka vastutada ja Tesla ei vastuta mitte millegi eest. See on geniaalne. Ja siis kõik teised firmad nagu Vaimod ja siin pärast korraks lõpus räägime ka Boltist, peavad asju täiesti teistmoodi tegema ja vastutama ja mingid inimesed seal autos tihti istuma, aga Tesla nagu... No jällegi ma nüüd ei ole nagu ise nagu arendaja ka, et ei oska nagu kõigist detailidest rääkida, aga minu teada need teised, kellele sa viitasid, kasutavad teisi tehnoloogiaid. Et Tesla puhul ongi see, et tal on see neural network või see tehisnärvivõrk, mis õpibki lihtsalt nagu kogemuse pealt. Ja sellepärast tal on vaja neid tohutult kilomeetreid. Ilmselt rohkem kui teistel. Aga teistel kasutavad rohkem sensoreid, laidareid, igasugu asju ja seal on rohkem koodi kirjutamist. Et võib-olla sellepärast on need olemuslikult nagu erinevad asjad ja ei saagi nagu öelda nüüd, et Tesla on nii-öelda kuri, et ta seda teeb, vaid et see on nagu selle tehnoloogia toimimise alus, et sul on hästi palju kilomeetreid, sadu miljoneid. Kõik tahaks hästi palju kilomeetreid, lihtsalt kalliks läheb. Aga et nüüd ongi see part of the deal, et sa saad siukse auto, sa võid... kui sa ostad endale Tesla, sa võid loobuda andmete jagamisest, väidetavalt enamus inimesed jagavad, et ei võta, see nagu, paraku me liiga palju nendele privaatsuse asjadele nagu ei mõtle, et ikka oled nõus. Ja see võimaldabki tal tegelikult skaleerida seda hästi kiiresti. Tegelikult see on ju hästi tehtud. Ei, ma saan aru, ma saan lihtsalt aru, et see ettevõtte ja selle ettevõtte juht, nagu, et see on nagu maailma kõige vastuolulisem tegelane igas mõttes ja tema nagu igast lubadused ja ütlused ja tema tegevus ja see kõik ei nagu jäta mulle nagu sellist tunnet, et ma tahaks nüüd olla nagu, et tegemist on millegi hästi heaga ja ma osalen mingis heas asjas ja ma maksan peale ka, aga see on juba selline maailmavaateline jutt, ühesõnaga 199 eurot kuus. Saad seda kasutada, ennem sa rääkisid mingist asjast, mis ma tahtsin siia näiteks veel tuua. See, et nagu, et hollandist, et sa oled vähem väsinud, ilmselt ma peaksin seda ise mingit proovima, ma natuke joon suhkruvett, niimoodi rahunen, siis võib-olla kunagi lähen proovin, võib-olla mõne sõbra paneb oma autole peale selle, aga minu jaoks tundub mõttena kohutavalt palju pingelisem see, et ma istun roolis, ma ei saa sealt ära minna, ma ei tohi sealt ära minna. Ma ei saa seal lugeda raamatut, isegi kui ma usaldaks seda süsteemi nii palju, et ma tunnen ennast turvaliselt, ma ei saa telefoni kasutada, ma võin tööd teha ja ma ei tohi ka seda rooli puutuda, et kui kiiresti mul siis uni tuleks ja nagu kohe. See on nii pingeline olukord, kus ma olen roolis ja ma ei ole roolis ja ma ei või seda krabada, sest sellest pole kasu sellest. See on päris hea point, mis sa välja tood, et võib-olla see ajab isegi rohkem pingesse. See on võib-olla ka algusasi, vaata, et kui sa nii-öelda õpid tundma või usaldama nii-öelda süsteemi, et siis sa enam nii pingesse ei lähe, sest... Ma saan siis sellest aru, kui ta on 4. level, et ma ei peagi seal midagi tegema. Siis on see täiesti loogiline, et ma ei viitsi, mul oli pikk tööpäev, ma 10 minti pikutan, siis ma loen mingid meilid läbi, täiesti, isegi kui ma istun seal roolis, ma ei pea selleks tagaistmele kolima. Aga just see, et kui ma pean nagu, sest ta karjub ka mu peale ju, kui ma nagu tukkuma jään, et siuke... Ma nüüd ei ole kursis, sest laias laastus see praegu ju ütlebki, et on see supervised versioon ja peaks tulema ka unsupervised. No mulle keegi kas äkki Maarja Kadastik või neksid faktiga, et kus Texases vist oli mingil kujul juba unsupervised heaks kiidetud. Seal tehti selle Robotaxile, jah. Robotaxi pärast, et need autod ju laias laastus ongi ilma roolita tulevad, et ja
ja kui nüüd natuke tagasi minna, siis minu arvates ega see FSD ongi ju ehitatud osalt selleks, et Teslal tekiks nii-öelda fleet autodest, et sa saad oma isikliku Tesla vahepeal nii-öelda taksoks selle ajal, kui sa kontoris töötad, anda. Et see Hardware 4, mille peale see praegu nüüd tuli, see tarkvara uuendus ja Tallinna tänavatel hakkab sõitma, siis see peaks olema võimeline unsupervised olema. Ehk siis ei, ma arvan, et ongi. Ma usun, et kuni selle hetkeni, kui juhtubki mingi siuke olukord, kus ta ei saa enam hakkama ja tõenäoliselt ta ei olekski võib-olla seal trammile otsa sõitnud, vaid ta jääbki seisma, pidurdus. Teeb see läkpidurduse, eks ju, et saab aru, et kuule, nüüd läheb asi päris ventikasse. Ja kuniks mingit jama juhtus, ega ta ongi väga võimekas, seda on ju korduvalt tõestanud igasugused YouTuberid ja asjad, kes on nagu Ameerikas, alguses oli vist see, et panid kuskil apelsini sinna rooli nende kodarate vahel, siis ta sai aru, et vist keegi hoiab kinni ja Demost võisid tellida neid. Ja just, ja siis tuli demo, mis toob sulle need erinevad apelsinid postiga koju. Aga kuna ma ise, ja sina teed ilmselt palju rohkem, et oskad sa nüüd lahti rääkida, siis kes seda saavad, mis tingimused, mis auto, mis põlvkonna Tesla sul peab olema, see ei ole ju, et kõik Eesti 3000 Teslat nüüd saavad. Ei, seda veel mitte. Kõige olulisem asi, mis peab olema, on siis nagu riistvara võimaldama seda, ehk siis lihtsustatud öeldes nagu pardarvuti. See peab olema siis Hardware 4 versioon, riistvara 4. versioon, mis mälu järgi hakkas autodesse tulema 2024 lõpp. Okay. Et ühesõnaga Tesla see Model 3 Highland, mis oli siis kitsamate tuledega ja samamoodi kitsamate tuledega Juniper. Et nendel on see hardware riistvara siis olemas, mis toetab seda FSD 14. versiooni. USAs on ka FSD 12 versioon varasema riistvaraga autodel, mis seal ise sõidavad. Euroopasse seda ei tule. Euroopas peab nüüd kuna tüübi kinnitus antiversioonile 14, siis see saab huvitav olema, et kui väidetavalt siis Tesla peaks suvel, osad ütlevad juba juuni lõpus Ühendriikidest tulema välja FSD 13 Lite versiooniga, mis on siis Hardware 3 autodele, mida siis on enamik Eestis. Okay. Et ja kuna ta on nagu samale versioonile, siis see tüübi kinnitus peaks ka laienema. No see saab küll väga huvitav olema, sest arvutusvõimsuselt on nende kahe riistvara vahe väga-väga suur. Et millised piirangud, reaalelu piirangud siis nagu tekivad ja kuidas see siis nüüd nii-öelda selle tüübi kinnitusega kooskõlas on. Et see on nagu selline huvitav asi, et väidetavalt kõigepealt USA-s tuleb light versioon välja ja siis nii-öelda ülemaailmne laienemine ajapikku. Okei, et kui on keegi peale minu veel, kellel natuke võib-olla tekitab muret, et nüüd on liiklus tulevad mingid autod, mis justkui nagu sõidavad ja ei sõida ise ja siis oleneb nendest juhtidest, eks ju, kui tähelepanelikud need on, siis neid 0–2 aastat vanu Teslasid hetkel meie registris on 300, 306. See on umbes see, mis mahub selle, mis sa ütlesid, see Hardware 4 alla. Jah, vist tuleb isegi natuke rohkem, ma praegu aastatega peast võib-olla natukene eksisin, ma ennist vaatasin, ma mäletan, mul oli number 400-500, mis ma hindasin ise umbes, et võiks potentsiaalselt olla, aga need ei ole need, sa pead jälle selle subscriptioni võtma. Just ma mõtlesingi, ja kui palju siis nendest, ütleme siis kuni 500 autost, eks ju, võtavad Aga see subscription on muidugi suhteliselt uus asi, varasemalt ju müüdi väljaostuga ja sa võisid ka kuskilt Saksamaalt või Hollandist endale tellida auto, millel oli juba FSD ostetud. See tuli autoga kaasa. Seda ära ei ole võetud, tagantjärgi seda ei ole üritanud Musk teha, et ma võtan nüüd teiselt, et esimene omanik ostis ja teiselt omanikult oli ju. Tekkis ju see situatsioon, et kui ma näiteks ostsin auto Ühendriikides, ostsin kasutajana FSD peale, maksin mingi 7000 raha selle eest. Ja nüüd ma vaatan auto välja, uuema Tesla vastu. Just. Siis ma tahaks selle FSD ka saada ju. Ja siis vahepeal oligi niimoodi, oli segadus, et kas see liigub autoga koos või see liigub kasutajakontoga koos. Aga osad autod kindlasti on meil olemas siin tänavatel, kellel on see ka nii-öelda välja ostetud variant, aga see kaotati ära, sellepärast et Muski see boonussüsteem on üles ehitatud aktiivsetele FSD kasutajatele, mis tõttu see hind tuli nagu oluliselt alla tuua. Tehti subscription mudel, et tal oli vaja trillion täis saada. Jah. On mõnel inimesel mured. Ühesõnaga, selline ekstra tehnoloogia maailma mõttes oluline asi.
ma ütlen, et millal iganes need siin Eestis päris ise võivad sõita, mitte vist niipea, aga noh, ega meil omad poisid ka, just tuli uudis, et Bolt alustas Luksemburgis esimest isejuhtivate autode projekti. Muuseas, kes on näinud Tallinna tänavatel Škoda Enyaqid või need, mitte Enyaq või Elrock, ei vist ikka Enyaq, millel on peal jälle katusel mingi siukene radarisüsteem või kaamerasüsteem. Koblakas, et see ei ole Google Maps, see ei ole mingi Apple Maps, see ongi Bolt, kaardistab või siis õpib või kaardistab teid, aga alustavad nad Luksemburgis ja kasutavad seda nii-öelda Luksemburgi projekti elava laborina, kus testitakse siis kõike, alates seda, et kogu nende platvormi, autopargi haldust, laadimist, makselahendusi, aga muidugi ka siis liikluskeskkonna testimist. Aga seal on ikkagi niimoodi, et seal istub inimene reaalselt ikkagi autos. Et nad on ikkagi, see esimene aasta vist, nad seal, mis nad testivad, et see ei ole üldse see, et Bolt nüüd käivitas nagu teenuse. Ei, seda veel mitte vist, jah. Ja, et nad on selles mõttes ikkagi, nad kasutavad Pony.ai, et nad ei alusta nullist. Tänapäeval ei alusta isejuhtimist, mitte keegi nullist. Meil on need ka meie oma Auvetekid ja asjad ja Clevonid on aastaid ikkagi teinud seda tööd, et sa juba saadki ma ei tea, ma ei ütle, et Auvetek ja Clevon seda müüvad, aga et müüaksegi juba nagu valmis lahendust ja siis sa hakkad seda implementeerima endale. Aga et jah, ka Bolt tahab tuua ja mis neil eesmärk oli, aastaks 2035 Bolti platvormile 100 000 isejuhtivat sõidukit koostöös, neil on ka Stellantisega koostöö, et võib-olla siis Stellantiselt saavad sealt autosid ja see, et nagu Bolt ja sellised taksofirmad ja kõik see, selles mõttes täitsa aru, et see on nagu loomulikult, kui sa selle tüütu juhi sealt suudad nagu ära eemaldada kellega. Üks kulukoht jälle vähem. Jah, kulu ja pluss ka siis see inimfaktori see, et mis ta korda saadab ja mis tüüpide inimene on ja kõik kaebavad kellegi peale ja siis on meil maine kehv, et see üks on seal haiseb ja kuulab halba muusikat ja teeb daamidele kohatuid nagu kommentaare, et sellest saab lahti, siis on ju väga mõistetav. Jah, kui Bolti nii-öelda tulevikku vaadata, siis on nagu ainuloogiline, et nad tegelikult suunavad sinna, et nagu ühel hetkel on nende platvorm täiesti autonoomselt sõidavad ringi kõik, et kuidagi tegelikult nende isejuhtimist oli aastaid tagasi juba oli neil üks Lexus oli Eestis, nad panid sellega testisid, aga ma ei tea, kuhu siis lihtsalt mingi kasv läks äkki või ei sobinud platvorm ja ei olnud aeg veel valmis, et ei olnud nagu nii palju ressurssi, et hakata täiesti kõike ise arendama ja oodatigi nii kaua, kui tulevad platvormid, mis on valmis, aga isejuhtivad, jah, ma ei teagi. Ma siiamaani nagu mõtlen, et tegelikult mõnikord on muidugi, et tuleb just see maanteel, see uni tuleb ikkagi endal ka peale, et see oleks hea, kui siin siis keegi nagu valvab. Eks nad tänapäeval need juhiabid ka valvavad uutes autodes, aga üks toimetab ju veel Tallinna tänavatel, kes siin Latitude ajal oli, on Blik nimeline ettevõte, kellel on siis nii-öelda Tallinnas või on see isegi Eestis või pigem vist Tallinnas on mingi ikkagi luba kogu linnas oma isejuhtivaid autosid kasutada, neil on Ioniq 5 minu meelest. Neid olid siin circa 8 vist. Ma sõitmas ei ole neid nüüd praegu näinud. Aga ilmselt ka sellisel moel, et keegi istub ikkagi sees või? Ei istu sees, aga ta on sealt eemalt, kuskil operaatorid on. Nagu olid need Elmo... Nagu need Elmo omad olid, jah. Okay. Et ta küll nagu hästi palju, seal on ka radareid ja kõik asju on see auto nagu täis. Tegelikult nägid see juures viisakas välja, et see ei muutunud nagu liiga palju seda autot nagu kummaliseks. Aga jah, et auto on küll nagu istud üksi seal sees, aga keegi operaator on valmis sekkuma, sest ta nüüd vist ikkagi nii nüüd ei ole, et ta nüüd sõidab täielikult selleks. Elmol oli vist see, et operaator sõitis kogu sõidu, kas ei olnud nii? Et, oli küll, jah. Nemad üritasid seda tehnoloogiat, jah. Ja, et siis ta läheb võib-olla ka veel mõnes mõttes level 2 alla, et keegi ikkagi sekkub mingis hetkes. Aga ta ei ole kohal, jah. Okei, vist oleme selle isejuhtimisega nüüd saanud kenasti ühele poole, ma mõtlen, kas mul, kui sa siin stuudios juba istud, et sinu Teslale saab peale panna selle? Või ma pean ootama seda laiti. Sa pead laiti ootama. Aga sa ütlesid, et
Teslal on kaamerad, mingid sensorid tal ju ikka on, sest muidu sa ei saa ju püsikiirushoidja käib ju ikkagi nagu, ta ei saa ju kaameraga ei, see kadus ära, minu omal veel on sensorid, tal on nagu, ma saan valida, kumba ma kasutan, kas ma kasutan Tesla Visionit või on siis see mingi nii et ta kaameraga hindab selle eesoleva auto kaugust ja kiirust nagu nii reaalajas, et ta suudab. Jaa, no isejuhtimine ongi ju täpselt selle baasil. Ja ma lihtsalt mõtlen, et mingi see, et mingi laser või kuidagi, kujutan ette, et see lasertehnoloogia või sensor, et ta peegeldab nagu lidarid ja asjad, et see oleks nagu palju kiirem ja selline konkreetsem, sest et udu ja asjad ja lumi, kuidas see kõik kaamerate... Ei, siis ta ütlebki, et ma ei saa kasutada seda. Aga nüüd see kõik kuidas see Tesla FSD toimib, kui mingit jõledat loppa tuleb taevast alla? Ma ei näe, ma ei saa. See on nagu inimene, et ma ei näe sõita praegu, et ma ei saa, et liiga tihedalt sajab. Ma ei saa sõita. Et see töötab selles mõttes samamoodi, aga need sensorid, mis vanematel autodel on, need on eelkõige parkimissensorid, et selle jaoks nagu kasutada. Okay. No selge, aga siis tervitage siis liikluses kõiki Teslasid ja kui näete, et juht natukene ei ole käed roolil ja nii siis teate, et temal sõidab FSD. Ja. Küsige, kuidas tal läheb. Aitäh kutsumast. Aitäh. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.